Nii, me üritame hästi ruttu teha. Mina olen Sesta Lepik PRIA menetlusbüroost ja siin on Katrin Pärr-Reisner. Et me lihtsalt ruttu käime nüüd üle, et paljusid teemasid Margus juba puudutus ka. Et natuke üldinfot siis, kust abi saada ja siis korraks käime üle siis toetustaotluste need sammud, mis e-PRIAs on. Et kõigepealt, kui te hakkate toetust taotlema, need, kes on uued kliendid, siis kõigepealt tuleb seal e-PRIAs ennast kliendiks registreerida. Et siis e-PRIAs peate need andmed ka andma sinna põllumajandustoetuste põllumassiivide registrisse. Siis kui te need lisad andmed registrisse, seal küsib teie näiteks pangakontot ja selliseid andmeid. Ja kui need seal on kõik täidetud, siis oletegi klient. Ja toetustaotluses küsitakse siis ainult määruses nõutud ja menetluses vajalikke andmeid ja dokumente. Keegi ei küsi mingit dokumente, mida PRIA suvaliselt heaks arvab. Ja kui olete klient, siis hakkate toetust esitama. Nii, siis tekib niisugune kuva ja esita toetustaotlus. Vajutate sinna peale. Nii, kõigepealt siis vajutate meetme, millesse te toetustaotlust hakkate esitama. Valite kohaliku tegevusgrupi, tegevussuuna. Ja kui tegevussuund on valitud, siis tuleb see taotlusperiood ka lahti. Ja nagu Margus ütles, et toetust saab taotleda ainult siis, kui voor on lahti. Ja selles sammus siis süsteem kohe kontrollib selle kutselise kalapüügiregistri ja kalapüügiloa ära, et kui on see vajalik dokument, siis ta siit edasi ei lase, kui see ei ole seal registris olemas. Aga kui see on olemas või see ei ole vajalik, siis saab alustada esitamist ja minna edasi. Järgmises sammus siis küsitakse nii-öelda taotleja andmeid ja ka esindaja andmeid. Äriregistrist päritakse siis need seaduslikud esindajad. Kui te tahate ise lisada veel näiteks volitada kedagi veel taotluse juurde, siis e-PRIAs on seal esindusõigused ja volitused, sealt saab ise ka volitada inimesi taotlusega tegelema. Ja kui tekib mingisugune tõrge, siis alati on igal vaatel on seal juures selline nupukene vajad abi, siis tuleb vajutada sinna, punane kast on seal ümber. Ja siis tulevad nii telefoninumbrid, e-mailid, et millele saab pöörduda. Järgmise slaidi peal ka. Jah. Just need telefoninumbrid. Ja kui olete klienditeenindajaga näiteks kokku leppinud, siis saate ekraani ka jagada e-PRIAs. Vastavalt siis selle ajal, mis te kokku olete leppinud, seal genereeritakse teile niisugune unikaalne kood, mille te siis ütlete sellele PRIA teenistujale ja siis PRIA teenistuja saab teie ekraani paldi võtta ette ja vaadata neid andmeid, mida te sinna sisestatud olete. Ja te saate selle sessiooni igal ajal lõpetada ka, et millal teie heaks arvate. Nii. Järgmine plokk on siis meil detailandmed. Siin on ikka nagu projekti kirjeldus, alguskuupäev, nüüd on see lõpukuupäev, mida Margus juba rääkis, et see on hästi oluline. Et see peab mahtuma selle 2 aasta sisse, aga kui te panete lühema kuupäeva, ei jõua selleks ajaks ära, et siis saab pikendust küsida, aga ainult selle 2 aasta raames. Projekti kirjeldus eesmärk, hetkeolukorra kirjeldus ja need andmed sellel vormil võivad natuke ka tegevussuunade kaupa ja selles ettevõtlusvormi osas olla erinevad natuke. Nii, siis süsteem ka annab niisugune indikatiivse vastuse, et kas te olete hankija või ei ole. Vastavalt siis teie ettevõtlusvormis, teie nii-öelda tegevusest ja ka avalikest vahenditest saadab prognoositava tulu alusel. Nüüd see avalikes huvides tegutsemine, see tähendab seda, et see ei ole lihtsalt see, et te põhikirjas ütlete, et tegutsete avalikes huvides. Vaid see tähendab tegelikult seda, et teil on ikkagi mingi õigusakti või lepinguga see avalik ülesanne pandud ja näiteks KOV või keegi kontrollib seda teie siis lepinguga pandud ülesannet ehk lõppvastutus läheb justkui siis sellele, kes teile on pannud selle ülesande. Et lihtsalt põhikirjaline eesmärk ei ole nagu see riigihangete seaduse mõistes see avalik nii-öelda tegevus. Nii, lähme edasi. Järgmine, mis meil siin on?
tegelikult kasusaajad. Seda kontrollib süsteem just sellepärast, et tulumaksuseaduse paragrahv 8 alusel kontrollida siis seda hinnapakkuja ja taotleja vahelist seost, seda me ei huvide saanud, konflikti. seda me automaatseks ei saanud ja ka sinna tegelikult kasusaajate arvu lahtrisse, sinna tuleb kirjutada sama number, mis on äriregistris. Jah. Seda saab äriregistrist nüüd kätte. Need on majandusaasta aruanded, need on ka ainult nende tegevussuundade puhul, mille puhul need on nõutud. See saab ka äriregistrist otse pärida siin süsteemis ja uuendada sealt. Saada tulude kulude aruanne küsitakse jälle nende suundade puhul ja nende ettevõtlusvormide puhul, mille puhul need on nõutud. Et kui see ei ole nõutud, siis selle osa võib tühjaks jätta ja siit saab edasi minna. See ongi see 5 aasta prognoos. Seireandmed nüüd Euroopa Komisjoni nõuetest vastavalt tulevad need seireandmete küsimused, et siin on vaja täita ära need väljad. Alati võib klikkida sinna sinise selle noole või selle küsimärgi all, et seal on see lisainfo, et mis siis sinna tuleks kirjeldada, et sealt saab lugeda selgitavat teksti. Ma ei hakka ette lugema päris palju. Ja siin on nüüd see taotluse esitamise prognoositav aeg. Et millal te plaanite selle taotluse esitada, siin on pooleaastased perioodid ja siis see peab mahtuma selle 2 aasta sisse alates määramisest. Nii. Tegevused. Nüüd on tegevused, see on see kõige olulisem plokk, kus tuleb hakata siis tegevusi sisestama, lisategevus. Kõigepealt tuleb kindlasti mingi üks põhitegevus sisestada ja hiljem saab ka kaasneva tegevuse sisestada, kui on üks põhitegevus juba olemas. Vaatame veel edasi. Nii, põhitegevuste liigid on siin ära toodud nüüd. Ehitamine, millegi püstitamine, rajamine, paigaldamine, ehitamine, kas renoveerimine, parendamine, see on tegemine, see on ostmine, paigaldamine, üritused, korraldamised, läbiviimised, muu investeering ja muu mitteinvesteering. Ja ongi nii, et ilma põhitegevuse sisestamata kaasnevat tegevust ei saa sisestada või kõrvaltegevust. Ja siin on veel ära toodud põhitegevuse ja siis võimaliku objekti liigi kohta tabel, et mis siia alla siis võib minna. Jah, see on nii. Samas sammus eelarve sisestamine. Jah, eelarve sisestamine on samamoodi siin, kui te panete juba siia selle abikõlbliku summa ja toetuse määrad, siis tegelikult süsteem selle toetuse summa arvutab ise automaatselt. Ja siit nuppu muuda ja siit saab muuta, kui midagi valesti läheb. Nii, nüüd on see ehitustegevuse vorm, see PRIA vorm, mille siis ehitustegevusel kõik need read tuleb täita. Ja siis vastavalt hinnapakkumusele ja kõik need. Siit siis saabki hakata täitma seda vormi iga rida. Paned jälle sinna selle kulurea käibemaksumäära ja siis süsteem arvutab selle esialgne toetuse summa. Või korraks vahele segada. Ja. Seoses käibemaksuga. Oluline muudatus, et selle perioodil meil on nüüd niimoodi, et meil on olnud väga selgelt öeldud määruses, et juhul kui te olete käibemaksu kohuslased, siis käibemaksule toetust küsida ei saa. See põhimõte on muutunud, ehk see on teie enda valik. Kas te küsite käibemaksule toetust või mitte, olenemata sellest, kas te olete käibemaksu kohuslased või mitte. Ehk siis, kui te näiteks leiate, et teil on kasulik küsida ka käibemaksule toetust, siis te võite seda teha, aga te ei või seda pärast sisendkäibemaksuna uuesti arvele võtta. Sest kui te võtate 2 selle uuesti arvele, siis te saate 2 korda toetust ja see on kriminaalkuritegu. Aga selles mõttes teil on see õigus olemas. Analüüsi koht, muidugi ausalt öelda ettevõtjad reeglina, kui nad on käibemaksu kohuslased, siis investeeringut koos käibemaksuga ei tee, sest on suhteliselt mõttetu. Aga kui te käibemaksu kohuslased ei ole, siis pole mingit probleemi. Aga kui olete, siis on valikute koht. PRIA seda ei kontrolli, aga Maksuamet kontrolli. Just nimelt, PRIA teile ei ütle selle kohta mitte midagi. Aga ma ei tea, kas PRIA saadab neid andmed Maksuametile, vist ei saada.
aga arvestage sellega, et PRIA ütleb teile nii ei tohi teha, aga maksuamet paneb teid vangi. Sellepärast, et see on maksukuritegu ja see on kriminaalkuritegu. Ja kui te olete kriminaalkuritegu pannud, siis vaadake nõudeid toetuse taotlejale. Teil küsitakse kõik toetus tagasi, kui te panete maksualase kuriteo toime. Absoluutselt kõik toetused, mida te üldse saanud olete EMKV perioodi jooksul. Nii et võtke seda arvesse, aga see võimalus on teil olemas. Need on need taastuvenergia tegevused, mida tegelikult Margus juba rääkis ära ka. Et missugused siis päikeseenergia allikatest on siis ühiku hinna alusel ja kõik muud taastuvenergia kasutusvõttud on siis ikkagi kuludokumentide alusel. Ma saan aru, ka kõik need salvestusseadmed ja akud lähevad kuludokumentide alla. Ja olenevad sellest, millises teljes te olete. Seda tuleb ka alati tähele panna. Kui te olete mitmekesistamises 50%, olete töötlemises 70%, olete sadamates 100% või 80%. See oleneb sellest. Nii. Nendest sai räägitud juba. Nendest sai ka juba räägitud. Seda ei korda. Nii. Siin on see sisestuse osa, et kuidas siis e-PRIAs sisestamine käib, et siin on see ühiku määr vastavalt siis nendele ühikutele, kui teil ongi seal ühikute arv 15 kilovatti, siis süsteem siis arvutab selle toetuse määra. Arvutab ise see kokku, eks jah? Jah. Ja on siis see kaasnev tegevus, ettevalmistav töö, siia alla kulud projekteerimistöö ja kõik järgnevad ja siis see taotluse koostamise on 256 eurot taotluse kohta. Hinnapakkumised tuleb jälle sisestada siin eraldi reana, et kui on nüüd võitnud hinnapakkumine, siis sisestab selle summa ja süsteem arvutab või paneb selle kohe nagu võitnud, aga kõik need mitte võitnud hinnapakkumised peab eraldi sisestama, eraldi reana, ma ei teaks eelmine. Jah, et siit valid, kas on võitnud hinnapakku või ei ole võitnud hinnapakkumine. Ja kui ta on võitnud, siis süsteem automaatselt panebki ta sinna selleks nii-öelda siduvaks hinnapakkumiseks. Teised hinnapakkumised peaks saama sinna samas juurde lisada või kui sinna ei õnnestu, siis lisadokumentide sammu. Siis tulevad need katastritunnused jälle nende objektide ja asjade puhul, millal see on vajalikud. Siis kinnistus... Meil eelmine periood oli probleem sellega, et ilma ürituste puhul tekkis ka see katastritunnus. Kas see nüüd enam ei ole nii? Ma ei ole kuulnud, et see oleks nagu probleem. Oli küll, ma ise sisestasin ka, siis ma olen alati õudselt hädas. Ma mõtlen praegu. Ka uuel perioodil ma ei ole seda probleemi. See oleks nagu probleem, jah. Nii. Siin ongi kaks valikut, et kas sa võtad selle kinnistusraamatust, kui seal ei ole või mingid andmed on puudulikud, sa saadki ise need sisestada need andmed siia. Ta võib olla sellises küsimuses, et kas ta on kinnis, selle elluviimise koht on kinnisasjaga seotud, ma mäletan mingisugune see sõnastus on. Elluviimiskoht vist oli. Jah, vist on küll. Lisadokument, siia saab kõiki dokumente, mis on vajalikud lisada, igasugused seletuskirjad, mis on vajalikud, kas siis kohaliku tegevuspoolt nõutud või siis muud taotluse hindamiseks vajalikud dokumendid. Et siia võib kõiki vajalikke dokumenti lisada. VKE samm samamoodi. Siin saab äriregistrist neid andmeid pärida. Kui nüüd on jälle see, et sul ei ole VKE või tähendab see äriregistris neid andmeid, eks on nii uus ettevõte, kes ei ole võib-olla aastat tegutsenud veel. Et siis tuleb ikkagi vastavalt selle ajale, mis ta tegutsenud on, need andmed siia sisestada. Ja aluseks siis saab võtta kas aasta bilansi või aasta käibe, kaks alusest saab. Näeb välja siis selline siin sisestatud. Ja siis ongi, kui nüüd kõik need andmed on sisestatud õieti, siis süsteem kuvab taotletava tegevuse summa, toetuse summa. Erinevad kinnitused küsib seal veel, et te olete teadlikud sellest ja sellest. Ja kui esita taotlus nupule vajutada, siis ilmub sellele toetustaotlusele registreerimisnumber
ja taotlustoimiku number. Ja palve on, et siis mitte kohe seda süsteemi hästi ruttu kinni vajutada, vaid anda paar minutit aega talle, et kõik toimingud oleks seal siis tehtud. Sest et süsteemid on suured ja tihtipeale tahavad natukene aega, et kõik lõpuni saab teha. Vasakul üleval juures on selline ring, mis hakkab ringi käima. See peab maha rahtama. Siis on korras. Ega siis muud ei olegi, ongi. Ja see hetk, kui te olete selle esitanud, selle taotluse, oma riisikul võite peale hakata. Kui te olete kindlad näiteks, et teil on kõik toetused asjad on abikõlblikud, kui te olete täiesti kindlalt otsustanud, et nii teisiti selle asja ellu viite, võite julgelt peale hakata ja mingit probleemi ei ole. Ma arvan, et küsimused tulevad ikka siis, kui nüüd taotlusi hakatakse esitama, aga siis on need telefoninumbrid, ma olen tegevusrühma kodulehen ka olemas, kust infot saab ja siis alati saab pöörduda ja küsida. Jah, nüüd seal uuel perioodil on natukene neid sammusid rohkem kui siin lõppenud perioodil. Aga ma usun, et te olete tublid taotlejad ja saate hakkama. Jah, aga siis on... Süsteemid nagu toimivad ka mitte nagu kevadel. Ja alguses oli natuke tõrkeid, aga praeguseks on saanud nagu toimima. Loodame, et see jääb ka niimoodi toimima. Oli tõrkeid algul meil ka.